seda raamatut. Ma ei hakka seda ise ütlema, kuna siin on nii suured, et te saate ise lugeda. Ma annan teile 5 sekundit. No nii. Selle autor on... Kes selle pagana autor? Ma pean vaatama. Luca de Leone ja Paolo Mazzini. Ja me loeme Pelest. Niimoodi. Olen peaaegu 10 aastat vana ja näen esimest korda oma isa nutmas. Olin seni veendunud, et ta ei oskagi nutta, aga tõestus on otse mul ees. Tema põsed on pisaratest märjad, kodus on jube palav ja laeventilaator teeb kõva müra. Aga mida raadiost pole, aga pole raadiost kostuvate vihaste häälte taustal peaaegu kuuldagi. Silja on kaotanud Ungarile MM-finaalis. Oma isale silma vaadates tean ma, mis on minu edasine eesmärk. Pean tooma oma isale rõõmu ja tasuda kõigi ohvrite eest, mis ta on pidanud minu heaks tooma. Välgu kiiruselt turgutab mulle pähe jalgpall. Ainus asi, mis minule rõõmu toob. Siis aga mõtlen ma häbitundele, mida kogen iga kord, kui mangoga kõksin. Teen seda salaja, et mu sõbrad ei teada saaks, miks me päris jalgpalli ei osta. Küsin ma isalt peaaegu iga päev ja iga kord vastab ta mulle endal silmis valulik pilk. Ära häbene kunagi, ütleb ta. Ainus viis on oma unistuste teostamiseks on kõvasti vaeva näha ja jääda tagasihoidlikuks. Endalegi aru andmata ütlesin ma seepeale südamest. Isa, ma luban, et ma võidan sinu nimel MM-tiitli. Ta sasib minu pead ja tema kurb näoilme asendub naeratusega. Räägime sellest siis, kui oled vanemaks saanud. Kui ma olen vanemaks saanud, mõtlen ma pilku kõrvale pööramata ning minust on saanud kõigi aegade parem mängija.